Võib öelda, et kuigi maailm on vahepeal näinud palju dramaatilisi sündmusi, ei ole julgeolekuolukord Euroopas ja selle lähiümbruses olnud nende aastate jooksul veel kordagi sedavõrd keeruline ja ohtlik kui täna. Väga harva on ka NATO tippkohtumise kulgu ja seal vastuvõetavate otsuste sõnastusi jälgitud Eestis sellise tähelepanu ja kõrgendatud ootustega nagu sel korral. Seda kõike arvestades on eriti hea tõdeda, et ühegi varasema tippkohtumise otsused ja järeldused ei ole olnud sedavõrd Eesti nägu kui seekordsed. Eesti delegatsioon läks tippkohtumisele 5 keskse eesmärgiga, mida me oma NATO-liitlastelt seoses Ukraina kriisi ja pingestunud julgeolekuolukorraga küsisime. Esiteks soovisime näha NATO nähtavalt kohalolu meie regioonis nii õhus, maal kui ka merel. Teiseks soovisime NATO varustuse eelpaigutamist meie territooriumile. Kolmandaks soovisime NATO kaitseplaanide ülevaatamist selliselt, et need vastaksid muutunud julgeolekuolukorrale. Neljandaks tahtsime näha alliansi kiirreageerimisüksuste valmiduse tõstmist. Ja viiendaks soovisime, et liitlased annaksid kinnituse, et kaitsekulude vähenemine peatub ja kõik liitlased võtavad suuna kaitsekulutuste tõstmisele vähemalt 2% SKT-st. Tänaseks võime öelda, et suutsime suurema osa soovitust ka saavutada. Lõpetuseks, julgeolek vajab lisaks sõjalisele jõule ka kindlat tahet ja kainet meelt. Usku sellesse, et me ise suudame ja tahame ennast kaitsta ning usaldust liitlaste suhtes, kes on kinnitanud oma pühendumust meie kaitsmisele ja toetamisele. Täna rohkem kui kunagi varem vajab Eesti tasakaalukat, vastutustundlikku ja argumenteeritud riigikaitsealast debatti, mitte ülepaisutatud emotsioone ja ebakonstruktiivset paanika õhutamist. Üks kohalik analüütik kirjutas mõni aeg enne tippkohtumist ühes Eesti meediaväljaandes sellised read. Kõige olulisem on mõista, et NATOs ei ole praegu riike, USA kaasa arvatud, kes oleksid nõus Balti riikidele andma veksli lubadusega nende eest sõtta minna. Mingit automatismi ei ole ja need arutelud on Washingtonis, Londonis ja Berliinis veel pidamata. Selgeim vastus sellistele arvamustele on aga Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama vahetult enne tippkohtumist Tallinnas peetud kõne, milles ta ütles, ma tsiteerin, selles alliansis ei ole vanu liikmeid ja uusi liikmeid, vanempartnereid ja noorpartnereid, on vaid liitlased, nii lihtne see kõik ongi. Me kaitseme absoluutselt iga NATO liikme territoriaalset puutumatust. NATO-ga koos ei kaota Eesti eales oma iseseisvust. Tallinna, Riia ja Vilniuse kaitsmine on sama oluline kui Berliini, Pariisi ja Londoni kaitsmine.